Õhutemperatuur on 19 kraadi, mulla temperatuur 16 kraadi ja mulla niiskus on 15%. Mulla niiskus ja temperatuur on oluliselt sellepärast, et sellest sõltub suurel määral mulla hingamise intensiivsus. Mida kõrgem temperatuur, seda rohkem tuleb mullast süsinikku. Miks tänapäeval, rääkides metsast ja metsandusest, nii palju tähelepanu pööratakse süsinikule? Põhjus on selles, et meie kliima muutub. Me arvame, et kliima soojeneb ja soojeneb sellepärast, et atmosfääris süsiniku sisaldus on suurenenud, mis põhjustab kasvuhooneefekti ja seeläbi soojenemist. Ehk siis, mida rohkem süsinikku on metsas, puudes, metsamullas, metsataimedes, seda vähem on süsinikku atmosfääris ja me arvame, et see on hea. Alanud RMK projekti raames me uurime aga seda, kuidas metsade majandamine mõjutab süsinikuringet metsades. Selle uurimisprojekti raames me keskendume detailsemalt kahele teemavaldkonnale. Esiteks hooldusraied. Kuidas hooldusraied mõjutavad metsasüsiniku ringet. Kui me teeme metsas hooldusraieid, aga metsas hooldusraieid me teeme kaasal päris palju, siis me muudame metsas väga erinevaid keskkonnatingimusi ja peale hooldusraiet puud reeglina hakkavad paremini kasvama. Kas tänu paremale kasvule nad seovad ka rohkem süsinikku või tänu tõusnud mulla temperatuurile, tänu raiejäätmetele hoopis intensiivistub mulla hingamine ja seeläbi ka süsiniku emissioon metsast. Seda me praegu väga hästi ei tea. Ja teine oluline küsimus, millele me selle projekti raames keskendume, on lageraied. Nii et kui Eesti metsad üldiselt on enamasti süsinikku siduvad ökosüsteemid, lageraieala on süsinikku emiteeriv. Ja meid huvitab kõige rohkem see, kui kaua selline olukord kestab. Millal hakkab see ala, see süsteem taas süsinikku siduma? On levinud üldine seisukoht, et see võtab aega umbes 10 aastat. Ehk pärast lageraiet läheb 10 aastat ja seejärel muutub süsiniku emiteeriv süsteem taas süsinikku siduvaks. Aga kas see ka tegelikult nii on? Üheks meie peamiseks tööhüpoteesiks on, et viljakates kasvukohtades, kiirekasvuliste puuliikide puhul süsteem muutub süsinikku siduvaks oluliselt varem. Aga täpsemalt ikkagi, millal see juhtub ja kuidas raied, metsade majandamine, sealhulgas ka hooldusraied mõjutavad metsa süsinikuringet, küsige seda 3 aasta pärast.